Tere tulemast! Te kuulate Andmekaitse Inspektsiooni podcasti Andmehääling. Siin arutame põnevate külaliste ja asjatundjatega andmekaitsest ja tõstatame küsimusi, millele olete ehk ammu vastust oodanud. Tänast saadet rahastab projekt privaatsuse ja andmekaitse teadlikkuse edendamine Eestis. Mõnusat kuulamist! Tere taas kord! Täna räägime me mõjuanalüüsist. Ja minuga koos on siin stuudios minu hea kolleeg Andmekaitse Inspektsioonist Terje Enula. Tere, Terje! Tere, Keili! Mõjuanalüüsist siis või nii-öelda sellest mõjuhinnangust räägib isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel ja ka erinevad põhjenduspunktid. Aga võib-olla alustamegi siis sellest, et mis see andmekaitsealane mõjuhinnang siis üldse on või et mis selle eesmärk on, et me ilmselt nime järgi saame aru, et mingit mõju seal hinnatakse. Jah, see on õige küll. Tegelikult andmekaitsele mõjuhinnang oleks nagu ütleme selle vastutava töötleja või andmetöötleja abivahend, ütleme töövahend ja töövahend just selleks, et ta saaks nagu hinnata, milliseid riske toob kaasa tema poolt alustatud andmete töötlemine. Ja mis on mõjuhinnangu eesmärk? Eesmärk ongi siis nagu kirjeldada isikuandmete töötlemist, hinnata selle vajalikkust ja proportsionaalsust, aidata märgata ohte, mida selline töötlemine endaga võib füüsilise isiku õigustele ja vabadustele kaasa tuua, hinnata neid ohte ja siis määrata kindlaks ka meetmed, kuidas saaks neid ohte nagu maandada. Ehk siis tegelikult ongi see, et ta aitab andmetöötlejal aru saada, mida ta tegelikult tegema hakkab. Aga kuidas see andmekaitsealane mõjuhinnang muidu siis näiteks riskianalüüsist erineb, et ma tean ka olukordi, kus öeldakse, et aga me ju riskianalüüsi tegime, et jah, me oleme riske hinnanud, meil ettevõttes riskianalüüs on tehtud ja siis Andmekaitse Inspektsioon ütleb, et ei, et see nüüd päris sama ei ole, et kas te ikka andmekaitsealase mõjuhinnangu olete teinud. Vahe on riskianalüüsi ja andmekaitsealase mõjuhinnangu puhul see, et kui ütleme riski hindamise puhul hinnatakse seda mõju nüüd sellele andmetöötlejale, siis andmekaitsealase mõjuhinnangu puhul tuleb hinnata just nimelt mõju sellele inimesele, sellele tavalisele inimesele. Et näiteks, et kui võib-olla mingi andmete mingi lekkimine, mitte lekkimine ei ole, aga ütleme, et mingi ühe isiku andmed näiteks, võib-olla nendele pääseb juurde keegi, kes ei tohiks tegelikult sinna ligi pääseda, et siis nagu sellele andmetöötlejale võib-olla on see mõju väga väike, sellepärast, et ta võib-olla on mingi meediakajastus või võib-olla Andmekaitse Inspektsioon tuleb ja vibutab näppu, aga see mõju sellele inimesele võib olla tegelikult palju suurem, eriti kui on väga tundlikud andmed. Ja nüüd selles andmekaitsealases mõjuhinnangus siis just hinnataksegi seda nii-öelda mõju sellele tavalisele inimesele, mitte sellele andmetöötlejale. Kuigi ei ole üldse välistatud see, et näiteks tehes riskihinnangut, siis ei võiks sinna otsa näiteks teha ka kohe koos sellega ka näiteks andmekaitsealase mõjuhinnangu, sest eks need riskid ja või need ohud on ju tegelikult samad, aga lihtsalt see mõju hindamine, ütleme, see on siis nagu teine, aga mis ei tähenda, et ei võiks ollagi nagu riski hindamise üheks osaks. Et lihtsalt see vaade on natukene erinev. Jah, aga see tehaksegi üks riski hindamine, aga hinnatakse siis neid erinevalt. Aga võib-olla räägime siis natukene sellest nii-öelda ohust, et öeldakse risk või oht on ju, et andmekaitsealane mõjuhinnang siis kasutab terminit oht, et tegelikult see mõjuhinnangu koostamist päris iga andmetöötluse puhul ikkagi nõuta, ikkagi siis sellise andmetöötluse puhul nõutakse seda, kui on suur oht võib siis esineda füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele. Tsiteerisin siis otse isikuandmete kaitse üldmäärust, et kuidas seda suurt ohtu siis hinnata või ma saan aru, et see on väga keeruline, aga et ilmselt see võib olla ka mõnele andmetöötlejale, mõne ettevõttele, kes meid praegu kuulab, võib tekkida see, et aga millal ma saan aru, et tegemist võib olla suure ohuga? Suure ohuga on tegemist siis, kui see mõju andmesubjektile on selline, mis toob endaga kaasa rasked tagajärjed või mingid sellised tagajärjed, mis ilmselt mõjutavad ehk mõju ongi suur, püsivalt nii-öelda.
ütleme siis selles, et kui nüüd hinnata seda ohtu, tegelikult ei saagi keegi teine kõrvalt seda ohtu hinnata, et eks see iga andmetöötleja enda hinnata on, aga kui seda ohtu hakata hindama, siis võib-olla ongi kõigepealt tähtis mõelda, milliseid andmeid hakatakse üldse koguma, kas tegemist on tundlike andmetega või vähem tundlike andmetega, et kui on tegemist tundlike andmetega, siis võib ju kohe ka juba ette arvata, et see mõju, kui nende andmetega midagi juhtub, see mõju andmesubjektile on suurem. Noh, näiteks ütleme, et kui hinnatakse konfidentsiaalsust, terviklust ja käideldavust, et siis ütleme, meil on terviseandmed, et siis kui need andmed lähevad nüüd nii-öelda jalutama, siis mõju andmesubjektile võib olla väga raskete tagajärgedega või siis näiteks või need andmed on valed. Kui andmed on valed, võib patsient saada kas valet ravi, mille tagajärjeks on siis tervisekahjustused või siis, kui neid andmeid ei saada kätte õigel ajal ja sellepärast jääb teenus osutamata, on ka ja tagajärg võib olla ka väga raske. Samas ei saa see oht olla näiteks samasugune, kui midagi juhtub näiteks tavaliste isikuandmetega, mis ei ole, mille tagajärjed ei ole sellised. Et seda ohtu on tegelikult nagu raske hinnata. Ilmselt siin peaks ka analüüsima seda, et kelle isikuandmeid töödeldakse, et näiteks kui on ikkagi kas sellised haavatavad ühiskonnagrupid, isikuandmete kaitse üldmäärus väga mitmes kohas ju rõhutab just seda, et laste isikuandmeid tuleb erilise hoolega kaitsta, aga näiteks tõesti ka eakamad inimesed või ongi nagu sa kes ei saagi aru, kellel ongi väga raske aru saada. Kui mingi selline jõuvahekord esineb vist, seda on ka ühes suunises välja toodud, et näiteks teatud juhul ka töötajate puhul, et näiteks et tööandja ja töötaja omavahel on sellises jõuvahekorras, et siis tasuks ka seda hinnata. Aga mul enne jäigi mainimata see, et teatud olukordades on kohe ka konkreetselt välja toodud, et millal on kohustuslik see isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt see mõjuhinnang teha, et ongi, see tegelikult juba ütlesid, et ka eriliigilised isikuandmed. Ja eriti terviseandmed on nagu hästi tundlikud. Ja siis näiteks ka avalike alade ulatuslik selline süstemaatiline jälgimine ja ka profileerimise osas. Et see on selline väike loetelu, mis seal justkui välja on toodud, aga kuna me juba tõime siin ka muid näiteid, siis on ilmselt asjakohane öelda, et see ei ole selline ammendav loetelu seal isikuandmete kaitse üldmääruses. Võib-olla üldse nagu vale lähenemine see, kui võetakse seda kui kohustust. Et pigem võib-olla see et nagu on kohustatud tegema, on võib-olla ütleme hea küll, need on need juhtumid, millal kindlasti peab, aga tegelikult võiks hoopis pigem mõelda teistmoodi, et kui see on abivahend, siis tegelikult ju see on nagu andmetöötlejale endale nagu abiks, et ta saaks aru, et kas see andmetöötlus, mida ta teha plaanib, et kas see vastab andmekaitse nõuetele, et võib-olla see kohustus oleks, ma tean näiteks ettevõtted, kus oligi selliselt, et kui ütleme teenuse raames töödeldi isikuandmeid, siis tegelikult oli majasisestes juhistes juba kirjas see, et sellisel juhul tehakse mõjuhinnang. Kui põhjalik ta peab olema, aga et kas alati peab olema väga põhjalik, aga ütleme selles mõttes, et teha tuli alati. Et see ei olegi nagu, et see kohustuslik on nagu natuke võib-olla et mõista tuleb lihtsalt seda, et see tegelikult on andmetöötleja enda abivahend. Siin on juba paaril korral käinud läbi sõnaga nagu ulatuslik, et ulatuslik andmetöötlus, et AKI on ka ju sellised teatud kriteeriumid andnud, et mis see ulatuslik andmetöötlus võiks olla, et samamoodi, et jälle, et andmetöötlejal oleks kergem hinnata, et kas ta pigem peaks seda mõjuanalüüsi läbi viima või mitte, et kui ongi siis need eriliiki isikuandmed, näiteks terviseandmed, et kui neid on juba 5000 või rohkem inimese kohta, et siis juba peaks läbi viima, siis sellised ohtu põhjustavad isikuandmed, et nende kohta on öeldud, et siis 10 000 peaks olema või sellised nii-öelda tundlikud isikuandmed, et kui on ikkagi 10 000 inimese kohta, et siis juba samamoodi peaks ilmselt selle mõjuanalüüsi läbi viima ja siis sellised ülejäänud isikuandmed, mis nii tundlikud ei ole, et kui neid on 50 000 või rohkem, et siis ilmselt peaks ka ikkagi selle mõjuanalüüsi läbi viima, et seda otseselt isikuandmete kaitse üldmääruses öeldud ei ole, aga see on selline Andmekaitse Inspektsiooni enda kriteerium olnud. Jah, see aitab lihtsalt aru saada, et millal see töötlemine on ulatuslik, et see nagu aitab. Võib-olla siin tuleb mõelda ka selle peale, et
et kui on näiteks säilitamise tähtaeg, mida tuleks ka nagu siia juurde arvestada, et kui sul on näiteks võtamegi mingid andmetöötlejad, kellel on väga paljude inimeste kohta andmeid, et mida pikem on see säilitamise tähtaeg, seda suuremaks läheb see nii-öelda see ulatus, neid andmeid tuleb rohkem, et see ei ole nagu mitte mõeldud, et mul on kliendibaas, mul on kliente, ma ei tea, ütleme 5000 klienti, aga ma säilitan neid andmeid, ehk mul pidevalt nagu koguneb need kliente sinna juurde, sest mul on ka säilitamise tähtaeg pikk. Et siin ei saa nagu arvestada ainult sellega, et oi, et mul on nüüd aktuaalselt on, ma ei tea, ongi seal 5000 klienti, ma ei pea mõjuhinnangut tegema, aga mõelda tuleb natuke edasi. Kui kaua ma neid säilitan ja sellega ka suureneb see nii-öelda see nende andmesubjektide arv. Ehk siis tegelikult me jõuame ka selleni, et see mõjuanalüüs, ta peab olema selline elav dokument, et ikkagi kogu aeg vastavalt ka sellele, mis mul andmetöötluses toimib, mitte nii, et ma teen selle ühe korra ära, ta jääb mul piltlikult öeldes siia sahtlisse, ma tegin selle ühe konkreetse olukorra situatsiooni pealt ja rohkem ei mõtle selle peale. Ja see on kindlasti elav dokument ja see peab olema, isegi võiks olla selles, ütleme, et kui see esimest korda selle, ütleme, mingi teenus võeti kasutusele, tehti algselt see mõjuhinnang, et siis võiks juba selles mõjuhinnangus läbi mõelda, et millal võiks näiteks võtta uuesti selle mõjuhinnangu lauale ja vaadata veel kord üle, et kas kõik on ikka endine. Kindlasti, kui selles teenuses midagi muutub, tuleb mingi andmekoosseis muutub, et ka sellisel juhul, aga iseenesest juba võiks selles mõjuhinnangus ollagi näiteks see, et mõjuhinnang vaadatakse läbi iga 3 aasta tagant. Ta võetakse välja, vaadatakse üle, et kas kõik see, mis seal toodud on, kas need ohud, mis seal olid, on ikka samasugused, võib-olla mõned ohud on hoopis ära kadunud. Või kas meetmed, mida seekord seal mida nagu on riskide maandamiseks nagu rakendatakse, et kas need on võib-olla midagi muud juures, et võib-olla saab kuskilt mingit ohtu veel väiksemaks võtta või on äkki hoopis täiesti uued ohud tulnud. Ehk siis jah, see on elav dokument, mis peaks olema nagu nii kaua kogu aeg nagu olemas, kuni see teenuski on või mille kohta ta tehtud on. Jah, rääkides teenustest, siis tegelikult ka üks selline nii-öelda suure ohu kriteerium võib olla ka ju erinevad sellised uued tehnoloogiad, mida kasutusele võetakse, et kui mingi selline uuem tehnoloogia tuleb, mida keegi justkui ei ole väga läbi analüüsinud, et milliseid ohte see endast kujutada võib, et siis tegelikult samamoodi ka nende puhul peaks selle mõjuanalüüsi läbi viima, sest sellistel juhtudel me muidu ei teagi, mis need tagajärjed olla võivad, kui seal midagi nii-öelda valesti läheb. Kindlasti. Aga näiteks, kui me nüüd jäämegi sellesse konteksti, et on mingi selline tehnoloogia, mis äkki ei olegi nüüd nii uus, et siis tegelikult ju teatud juhtudel on ka selliseid olukordi, kus iga kord nüüd ei pea seda mõjuanalüüsi selles mõttes läbi viima, et näiteks kui meil on üks laialt levinud mingi kaamerate, mingi selline tehnoloogia, mingi süsteem, et siis võib-olla, et vähendada sellist nagu tunnet, et appi, et nüüd me iga kord kõik peame eraldi ühte analüüsi läbi viima, kuigi sisuliselt võib-olla see on juba läbi analüüsitud, et siis tegelikult ju alati ei peagi iga andmetöötleja seda nii-öelda päris eraldi läbi viima konkreetse mingi süsteemi osas, mis on juba väga laialt läbi analüüsitud. Jah, tegelikult küll ju, kuigi samas ei saa nagu öelda, et ei peaks üldse midagi tegema, sest isegi kui ma võtan sama videosüsteemi kasutusele, siis tegelikult andmekaitseline mõjuhinnang puudutab konkreetset kindlat, ütleme seda ettevõtet või asutus, kes selle kasutusele võtab, sest ka tema, seal võivad olla ju töökorralduslikult võib-olla teistmoodi, ehk mingis osas ta peab seda tegema, aga jah, ta ei pea enam hindama seda tehnoloogiat. Et selles osas on juba nagu, ütleme, et kui see on ära hinnatud, siis seda ta ei pea nagu, nad saabki teha nagu koos, aga samas, mingi hea näide on selles suunistes, et seal on räägitud näiteks raudteeettevõttes, kellel on erinevad raudteejaamad ja sellisel juhul, kui ta kõikides nendes raudteejaamades võtab kasutusele sama videosüsteemi, et siis tegelikult võibki öelda, et ta ei pea tegema iga raudteejaama kohta eraldi, sest tegelikult seal raudteejaamas toimub see töötlus kõik ühtemoodi. Ta ei peagi tegema ta teebki kõikide raudteejaamade kohta, teeb ta ühe andmekaitselise mõjuhinnangu, ta ei pea tegema nagu iga ühe kohta eraldi. Aga näiteks, seal on teine näide on need kohalikud omavalitsuses, siis selle koha pealt tegelikult ju ei saa öelda, et kõik on ühtemoodi, sest ka kohalikus omavalitsuses võib olla erinev töökorraldus, võib olla erinevad inimesed, kes sinna ligi pääsevad, ehk siis mingis osas ta peaks nagu tegelikult hindama seda nii-öelda majasiseseid riske, ehk siis
vaatama nagu selle teise pilguga. Tegelikult ju, kui me räägime näiteks ettevõttest, kes pakub mingit teenust, siis isegi võiks ju mõelda niipidi, et kui tema teeb sellise korrektse, ausa mõjuanalüüsi ära, siis kohati on see talle ka palju kasulikum, et enda toodet müüa. Jah, sest ta on juba ise hindab, ta teab oma süsteemi, ta hindab need nii-öelda süsteemiga seotud riskid ära ja mina võttes ma juba tean, no ütleme seda ostes või endale hankides ma juba tean, millega ma ise riskin, et minu osa on siis ainult hinnata ära seda oma nii-öelda majasisest seda osa, mis siis nagu puudutab juba andmetöötleja enda majasisest siis ütleme töökorraldust. Jah, et selline võib-olla siis tore mõte, et mida veel klientidele pakkuda, et saab näidata, et näed, et mul on ka mõjuanalüüs tehtud. Loomulikult. Jah, veel nii enne kui me läheme edasi, siis ma tahtsin ka selle välja tuua, et tegelikult kui nende kriteeriumite peale mõelda, et kas on üks kriteerium, suure ohu kriteerium täidetud või teine, et siis see suunis, millele me siin viitanud oleme, et siis tegelikult seal öeldakse ka seda, et vahest võib piisata ainult ühest kriteeriumist, et tegelikult see mõjuanalüüs, selle mõjuanalüüsi peab nii-öelda tegema, et näiteks, et kui ma juba näen, et mul on siin tundlikud näiteks laste andmed, siis teengi selle mõjuanalüüsi, et ei pea olema nii, et ma pean koguma nii-öelda teatud arvu linnukesi kokku, vaid võibki piisata täiesti ühest sellisest kriteeriumist. Jah, täitsa nõus. See võib isegi nende kaamerate puhul olla, et kui sinna kaamera pilti näiteks jäävadki lapsed, et siis see tegelikult ju muudab seda võib-olla mingi teise koha peal, kus see videosüsteem on üleval, sinna ei jää, aga võt selle koha peal jääb, et siis tegelikult tuleb ka hinnata jah, hoopis sellest, et lapsed on seal. Aga milline võiks selline siis protsess umbes välja näha, et kui me seda mõjuanalüüsi läbi viime, et kas on sellised mingid teatud etapid või kuidas seda oma peas nüüd nagu mõtestada võiks, et kuidas seda mõjuanalüüsi läbi viia, et isikuandmete kaitse üldmäärus selles mõttes otseselt väga suuri nagu selliseid juhiseid ette ei anna. Raske on anda üldse juhiseid, sellepärast, et nagu ennem sai öeldudki, siis mõjuhinnang puudutab konkreetset töötlejat, seega siis sükest ei saagi mingit sükest kindlat ühesugust mõjuhinnangu nagu teha mingit ühtemoodi või kõigile ette ühesugust. Aga võib-olla kõigepealt on võib-olla üldse väga hästi tähtis on see, et kui üldse soovitakse hakata niukest ütleme, kas siis võtta kasutusele mingi tehnoloogia või arendada mingi teenus, et siis kõigepealt kõige tähtsam on see, et mõjuanalüüsiga tuleks alustada võimalikult vara. Ehk mitte see, et ma teen teenuse valmis ja siis teen mõjuhinnangu peale, vaid pigem on see, et ma olen nüüd otsustanud, et ma tahan näiteks seda tehnoloogiat kasutusele võtta, võib-olla ma isegi päris täpselt ei teagi veel päris lõpuni, mis seal toimuma hakkab, aga ma alustan juba sellest võimalikult varajases etapis. Ja võib-olla teine soovitus võib-olla ka see, et kindlasti tuleks sinna ka kaasata see andmekaitsespetsialist, kui on ikka olemas. Sellepärast, et andmekaitsespetsialist on tegelikult ju see sama inimene, kes tuleb ja räägib nii-öelda andmesubjekti poolt. Tema aitab hinnata seda mõju nagu andmesubjektile. Siis võib-olla ka see, et võimalikult paljudega nagu konsulteerida, et kaasata sinna hästi palju inimesi, kaasata erinevaid asutuse siseselt erinevaid osakondi, keda võib kõik see puudutada, sest mida rohkem tuleb sellist informatsiooni, mida rohkem inimesi sinna kaasa tuleb, seda paremini on võimalik seda kõike nagu hinnata. Ja edasi ei olegi, tulebki lihtsalt panna paika need andmetöötluse eesmärgid, määrata, milliseid isikuandmeid plaanitakse hakata töötlema, võib-olla siis ka vaadata, millised on siis milline mõju andmesubjekti õigustele, vabadustele, hinnata ära riskid ja määrata siis, kas need riskid, mis on, et kas need on aktsepteeritavad, et riski hindamisel on ju sama, et kõiki riske ei saa ju kindlasti ka maandada, ehk siis mingis osas tuleb neid riske ka aktsepteerida, et alati ei ole võimalik ka meetmeid rakendades saavutada seda, et see risk oleks nii-öelda null, et ikka jääb mingi osa ja siis ongi see sama, et see on siis nagu nii-öelda selle andmetöötleja otsustada, et kas ta siis aktsepteerib seda riski või ta ei aktsepteeri seda riski. Ilmselt võib-olla ka jälle, mida isikuandmete kaitse üldmäärus välja ei too, aga sellised, et
peaks kirja panema võib-olla sinna, et millal see mõjuanalüüs üldse ka läbi viidi ja mis see ulatus on, et kas see nagu on sihuke ettevõtteülene või me siis konkreetselt mingi nii-öelda ühe lõigu peale. Jah, et mida ta puudutab, et kas ta puudutab nüüd seda konkreetselt mingit teenust või ta puudutab siis mingit konkreetset tehnoloogilist lahendust. Ja ilmselt mida me ka siin juba enne saate salvestust omavahel tegelikult rääkisime, et mis on hästi tähtis, on see sinna kirja panna, et mis on see nii-öelda hetkeolukord, et seal siis tuleks tegelikult hästi aus olla, et kui seda olukorda seal nii-öelda ilustada, siis ilmselt see mõjuanalüüs väga mingit infot ei anna ja tegelikult sellest kasu ka ei ole. Nojah, mõjuanalüüs ikkagi seesama, et nagu alguses saigi öeldud, et mõjuanalüüs on andmetöötlejale. Mõjuanalüüs ei ole Andmekaitse Inspektsioonile, seda ei oleks vaja nagu ilustada või teha nagu Andmekaitse Inspektsiooni jaoks sobilik mõjuhinnang. Pigem ta peakski olema selline, mis kirjeldabki seda sama andmetöötlust, seda sama olukorda, neid samu meetmeid, mis tegelikult, mida on võimalik võtta, mida ei ole, ta peaks olema aus. Ilmselt selles enam kahtlus pole, et millises vormis see mõjuhinnang olema peaks, et isegi kui oma peas selle nii-öelda justkui plussid ja miinused läbi kaalun, siis tegelikult see kõik tuleks ikkagi ka kirjalikult kirja panna. Jah, seda küll jah. Muidu ei saa uuesti jälle vaadata läbi, ei saa uuesti hinnata. Et iseenesest on see selline nii-öelda majasisene dokument, et andmetöötleja enda ettevõtte sisene dokument, aga peab arvestama ka sellega, et Andmekaitse Inspektsioon tegelikult võib seda täiesti ju välja küsida. Täpselt nii, aga see ei ole selline dokument, mida peaks siis nagu kõigile avalikult kättesaadavaks tegema, sest ta tihtipeale kirjeldab ka neid tehnoloogilisi mingeid lahendusi või mingeid meetmeid, mida rakendatakse, et ta ei peaks nagu olema selline. Ja infoturbelised, organisatsioonilised sellised meetmed, et see on juba väga tundlik info. Jah, et see on küll, aga jah, Andmekaitse Inspektsioonil on jah õigus see välja küsida. Selles mõttes, et see annab siis Andmekaitse Inspektsioonile parema pildi sellest, et mida siis kas mingi, ütleme, selle teenuse või selle raames siis, mis andmetöötlusega tegemist on, et see annabki nagu selle pildi. Kes seda mõjuhinnangut siis nii-öelda päriselt kirjutama peaks, et jah, üldiselt öeldes siis mõtleme, et mõjuhinnangu või selle mõjuanalüüsi peab läbi viima siis vastutav andmetöötleja. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et kes seda maja siis päriselt kirjutama hakkab, et tihti vist arvatakse, et andmekaitse spetsialist justkui peaks seda tegema, sellepärast, et me räägime ju isikuandmetest. Aga tegelikult see päris nii ei ole vist. Ei ole jah. Andmekaitse spetsialist ju tegelikult ka ei tea seda, et mida siis päriselt nüüd tegema hakatakse või milline on selle, ütleme, mis on selle andmetöötluse eesmärk, et tema ju seda ei teab ikkagi see, kes on, kellele see teenus või kes selle kasutusele võtab või kes hakkab seda tehnoloogilist lahendust kasutama, ehk peale peaks hakkamagi sealt. Et need peaks hakkama kirjutama, kellel tegelikult, ütleme, on seda vaja, kuigi jah, andmekaitse spetsialisti tuleks, nagu ma juba enne ütlesin, võimalikult vara sinna kaasata just selleks, et ta saaks olla nõustada, anda nõu, aidata hinnata, sest jah, mõtlen, et tema on see, kes tuleb ja seisab andmesubjektide poole peal. Aga kui nüüd näiteks ongi andmekaitse spetsialist on kaasatud ja tekib selline eriarvamus, et näiteks andmekaitse spetsialist ütleb, et mõjuanalüüsi peab läbi viima või mõni töötaja, et asutuse sees tekib selline olukord, vaidlus ja siis ütleme niimoodi, et siiski arvatakse, et ei, keegi kuskil arvab, et ei, me ei pea seda mõjuanalüüsi läbi viima, et kas sellisel juhul siis ka kuidagi tegelikult ju võiks need sellised eriarvamused ja vastuväited justkui dokumenteerida just selliseks olukorraks, et kui näiteks peaks tulema Andmekaitse Inspektsioon, mõnes olukorras küsib, et miks ta seda mõjuanalüüsi läbi ei viinud, et siis saaks vastutav andmetöötleja näidata, et milline ta see mõttekäik oli. Jah, ja millele ta tugines, et miks ta arvas, et seda ei ole ja kui nüüd näiteks andmekaitse spetsialist on öelnud kõrvalt, et ei, et siit peab tegema, siis täpselt samamoodi ka tema arvamus, tal peab olema võimalus täpselt samamoodi sinna ka oma arvamus anda. Et mis on siis need nemapoolsed argumendid, miks tema arvab, et seda mõjuhinnangut tuleks ikkagi teha. Ja see peab olema kindlasti dokumenteeritud, tegelikult on see ju nagu ütleme selle andmetöötleja enda kaitseks.
et pärast ei ole ju võimalik tegelikult ju neid keegi enam ei mäletagi, millele tuginedes või mis olid need argumendid, millele siis tugineti sel hetkel, kui otsustati, et mõjuhinnangut ei ole vaja, tagantjärgi on seda väga raske välja selgitada, aga kui ta on dokumenteeritud, siis on ka alati võimalus see välja võtta ja võib-olla ka hiljem võib-olla ka arvamus muutub. Ja siis on võimalus alustada mõjuhinnangu tegemist. Me tegelikult juba natuke rääkisime ka sellest, et see mõjuanalüüs peaks olema selline elav dokument, et selle nagu hindamine ei ole mõju hindamine ja nende ohtude hindamine, et see ei ole selline ühekordne tegevus, et teen ära ja panen laua sahtlisse. Aga samas vist ka päris igasuguse nii-öelda väikse mingi muutuse puhul ei peaks ju seda mõjuanalüüsi nii-öelda uuendama hakkama, et kuidas seda tasakaalu leida, et milline selline mingi muutus või olukorra muutus on selline muutus, et ma ilmselt peaksin seda mõjuanalüüsi nii-öelda uuesti avama ja analüüsima hakkama. Võib-olla see, kui andmekoosseis muutub, aga hakatakse töötlema mingit tundlikumaid andmeid. Ma ei tea, see võib-olla oleks üks siuke variant. Jah, või näiteks ma ise praegu mõtlesin, et kui kas mingi tarkvara või riistvara või midagi taolist muutub. Võetakse midagi uut kasutusele. Just on ja et siis ilmselt. Et ikkagi sellised muudatused, mille puhul on näha, et nad võivad kogu seda muuta näiteks seal nii neid ohtusi või toob kaasa mingid mõju näiteks andmesubjektile, mille puhul on näha, et see muudab seda nii-öelda kehtivat mõjuhinnangut. Et seal võivad muutuda need parameetrid, mille peale ta on üles ehitatud. Me tegelikult enne juba rääkisime ka mõnest sellisest soovitusest või siis mõnest veast, mida tihti tehakse mõjuanalüüsi puhul, et sa tõidki välja, et tegelikult üks selline suur viga on see, kui sellega hilinetakse. Et tehakse siis toode või teenus valmis ja alles siis hakatakse mõtlema, et et peaks äkki mõjuanalüüsi läbi viima, et see on kindlasti üks levinum. Aga võib-olla. Ja siin juures ma võib-olla ütlen vahele seda, et alati tuleb meeles pidada, et tagantjärgi muutmine on kindlasti kallim kui eelnevalt ennetada, eelnevalt tegeleda sellega. Jah, kui tuleb välja, et näiteks teenus sellisel kujul tuleb üldse kinni panna ja arendusse on juba läinud 100 000 või miljonini. Me jõuame uuesti jälle sinna samas, et mõjuhinnang tuleks kõrvale võtta kohe varakult. Aga üks tähtis aspekt on ka, nagu me juba ütlesime, selline ausus iseenda vastu, et nagu ebapiisav selline riski hindamine, et kui see analüüs viiakse läbi üldiselt justkui pannakse kirja see, mis järelevalveasutusele võiks meeldida. Jaa. Täpselt, jah. Ja see ei ole ju tegelikult aus, ehk siis tegelik olukord jääb ju tegelikult selles mõjuhinnangus kajastamata. Tegelikult ju ei teagi, mis need riskid on ja kui nad hiljem välja tulevad, siis on ju jällegi tagajärjed on hoopis teised ju. Ja mõnikord võib see kindlasti olla ka nii-öelda teadmatus, et mida lihtsalt seal analüüsis arvesse võtta, et tegelikult peakski igasuguseid riske seal võtma arvesse, et näiteks ka inimfaktorid, samas igasuguseid võimalikke süsteemirikkeid, et või mis iganes nagu probleeme seal selles töötluses võib olla, et kõik see tuleb arvesse võtta. Tegelikult ongi tihti ju ka nagu meie ütleme, et paraku inimene on kõige nõrgem lüli. Jah, mida on. Jah, need ohud, mis on, et need ohud tuleb ära kirjeldada, ohud tuleb nagu üles leida, et mida on, et millised on, ütleme, et hinnatakse ju ka selles andmekaitsealases mõjuhinnangus, nagu ma enne ka ütlesin, et hinnatakse seda konfidentsiaalsut, terviklust ja käideldavust, et sealt tulekski hakata vaatama, et ma ei tea, näitena võib-olla on, et kui võtta näiteks, et üheks ohuks on näiteks, et võtame konfidentsiaalsus, just nimelt selle konfidentsiaalsuse kao puhul, et üheks ohuks näiteks on see, et kõrvaline isik pääseb juurde andmetele, mille töötlemiseks tal õigust ei ole. Nüüd järgmine hindamine ongi see, et tuleb aru saada, millal see risk tegelikult nagu realiseerub. Üks on kohe kindlasti see, et inimene või töötaja ekraani juurest lahkudes
jätab näiteks ekraani sulgemata, et siis tegelikult see noh, ütleme, et need on päris tavalised juhtumid, et inimesed lähevad, tõusevad ekraani taga või ütleme arvuti tagant püsti, lähevad ära, ütleme arvuti jääb lahti ja sellel hetkel võibki, kui ta ära on, võibki keegi nagu saada sealt mingit sellist informatsiooni, milleks tal tegelikult õigust ei ole. Ja see tõenäosus, et niisugune risk tegelikult nagu realiseerub, ütleme selline oht realiseerub, on tegelikult suhteliselt kõrge asutustes, sest noh, ongi see sama, inimene ongi see nõrk, inimesed unustavad, inimesed ei mõtle edasi kiiresti, keegi kutsub, minnakse kiiresti, arvatakse, ma tulen kohe tagasi, tegelikult jäädakse koridori kolleegiga rääkima, arvuti jääb lahti, et kõik, noh, et inimesed nagu ei mõtle selle peale. Ja tegelikult ei mõelda ka selle peale, et aga mis see mõju võib olla, et see mõju andmesubjektil võib olla tegelikult ka väga, väga suur või väga raske. Et kui me jälle lähme uuesti näiteks terviseandmete peale, et kui näiteks keegi jätab lahti arvuti, milles on näha mõne inimese näiteks diagnoos on selline, millest ta tegelikult nagu ei taha, et keegi teada saab, see saadakse teada, võib-olla see pannakse üles kuskile sotsiaalmeedias, hakatakse seda arutama, võib-olla jõuab otsapidi meediasse, ehk need tagajärjed on inimesele tegelikult väga rasked. Ja siin jällegi, kui jõuda ja nüüd jälle sinna, et kui me räägime nüüd mõjust andmetöötlejale ja nüüd sellele andmesubjektil või sellele inimesele, et siis andmetöötleja puhul, et sellisel juhul ei ole see mõju temale ju tegelikult väga suur. Noh, hea küll, on võib-olla natukene kuskil mingi meediakajastus, et noh, mainekahju võib-olla natukene on, võib-olla Andmekaitse Inspektsioon võtab asja üles, võib-olla vibutatakse näpuga, eks ole, viiakse läbi menetlus, aga samal ajal inimesele võib see mõju olla väga suur. Pöördumatu isegi. Pöördumatu, täpselt, sellel võivad olla väga rasked tagajärjed ja selliselt tegelikult nagu tulekski seda mõju nagu hinnata neid ohte ja võttagi nagu siis just nimelt nagu konfidentsiaalsuse pealt, käideldavuse pealt, tervikluse pealt, noh nagu ma ennem ka ütlesin, et täpselt samad kui andmed on valed, mis on selle tagajärg, kuhu see välja võib lõpuks viia, mis on see andmele subjektile see nii-öelda see mõju pärast. Aga nüüd vist läksin teemast kõrvale natuke. Ei. Kui ongi, et see oht on tuvastatud, noh nagu sa tõid näite on, millised ohud võivad olla, et siis tegelikult peaks kindlasti mõtlema selle peale, et need nii-öelda meetmed, mis siis plaanitakse rakendada või juba rakendatakse, et need oleksid siis sellised nagu reaalselt rakendatavad ja ka jälgitavad just selles mõttes, et jälle ei pandaks sinna kirja midagi, mida reaalselt polegi võimalik näiteks tegelikult rakendada. Nojah, selle sama näite puhul ongi see, et kui me praegu mõtleme, et kuidas me siis saaksime selliseid, ütleme seda sama riski, et inimene läheb arvuti juurest ära, jätab arvuti lahti, andmed satuvad sellist inimese kätte, kellel tegelikult puudub õigus neid andmeid töödelda, noh et siis ongi nagu meetmena võiks siis olla see, et noh, et inimeste koolitamine, nende teadlikkuse tõstmine, võib-olla ka mingisugused ütleme selline variant, et noh, et arvuti läbi ise nii-öelda lukku mingi teatud aja jooksul, kui noh, inimeste arvuti juures noh ei ole. Et aga lõpuni nagu maandada seda ju tegelikult ikkagi ei saa, noh, või ka rääkida näiteks, kogu aeg tuletada inimestele meelde, aga jah, see tulebki ausalt kirja panna mõjuhinnanguse, et tegelikult ongi, et me plaanime viia läbi koolitusi, me plaanime inimeste teadlikkust tõsta, aga tegelikult noh, ikkagi see risk jääb alati, sest nagu sa ütlesidki, inimene on kõige nõrgem lüli. Ja noh, veel kord toos ka siis selle ilmselt välja, mis on üks selline suur viga on ikkagi see, et kõiki vajalikke osapooli ei kaasata, et just juba ka selles etapis, et need riskid üldse üles leida, et siis noh, tulekski mõelda, et kes iganes võivad nagu noh, selle teemaga nii-öelda seotud olla, et võib-olla on see IT-osakond, on see õigus mingi valdkond, et siis kõik vajalikud inimesed tuleks tegelikult kaasata. See ongi see sama, et võimalikult paljusi kaasata, kust kõik igalt poolt, sest tegelikult seda informatsiooni sinna mõjuhinnangu jaoks saab ju täpselt samamoodi ka nende käes, kes tegelikult ju seda kasutama hakkavad ja siis läbi selle mõeldagi, et millised võivad olla need ohud, kui nüüd keegi, noh, mõtlen, et ohud võivad olla ju, ma ei tea, näiteks ka need samad, kui võetakse näiteks volitatud töötlejad mingi puhul, et millised ohud näiteks ka sealt poolt võivad tulla, et neid lihtsalt tulebki ausalt mõelda ja kust võib tekkida selliseid olukordi, kus
kus tekib näiteks kas siis konfidentsiaalsuse kadu, andmed on valed, nad ei ole kättesaadavad, et kõik need kohad tuleb nagu läbi analüüsida, läbi mõelda, läbi mängida. Ikka jälle jõuame ka selle juurde, et ole aus iseenda vastu. Ongi. Ja see ongi see, et muidu ei ole sellest andmekaitselisest mõjuhinnangust kasu. Võib-olla on ilus dokument Andmekaitse Inspektsioonile esitamiseks, aga andmetöötlejat ennast ta tegelikult ei aita. Just. Seega tegelikult siis tuleb välja lõpuks, et see mõjuanalüüs ongi siis midagi, mis tegelikult ka nii rahaliselt kui ka maine mõttes on juba mõistlik ära teha õigel ajal ja ka korralikult, et me oleme mitmel korral täna seda ausust tegelikult rõhutanud siin. Ja muidugi ei saa unustada ka erinevaid juriidilisi aspekte, et miks seda tegema peab. Aga suur aitäh sulle, Terje, et tänane aeg on taas kord juba meil täis saanud, aga mul oli väga meeldiv sinuga vestelda. Aitäh! Ja suur aitäh ka kuulajatele. Loodetavasti siis iga kuulaja leidis siit endale mõne kasuliku näpunäite või teadmise. Järgmises osas on juba uus põnev teema, nii et peatse kohtumiseni.